Rõõm on tõdeda, et sellel aastal on taliviljade talvitumine olnud üle mitme aasta väga hea ja saagipotentsiaalid on kõrged. Tasub kindlasti ka panustada siis korralikku taimekaitsesse ja väetusfooni, et see võimalus ära kasutada ja korralik saak põllult koju tuua. Mõnedel põldudel on võib-olla rohkem näha siis suure taimemassi tõttu manu taimejäänuseid, mis siis tähendab seda, et ka nendel vanade taimejäänustega hakkavad arenema siis haigustekitajad ja seal põldul tuleb siis jälgida, et kas on vaja tuua nagu ka fungitsiid ettepoole. Oleme tulnud siia Talioder Jakobuse põllule, et vaadata, mis siis hetkel põllul toimub. Väetamine on tänaseks loodetavasti kõigil lõppenud, oleme saanud ka pisut vihma, nii et aeg on planeerida taimekaitsetöid. Näha on, et siin on umbrohud küllaltki hoogsas kasvus ja võimalusel tasuks juba enne nädala lõppu taimekaitse ring ära teha siis herbitsiididega. Meie soovitus on kasutada Taliodra põllul Starane 333 HL ja Nuance 75 VG segu ja Starane normiks soovitame 0,3 liitrit hektarile ja Nuance'il 15 grammi hektarile. Ja soovitame siis lisada juurde kleepainet Lignum normiga 0,1 liitrit hektarile. Talioder on võrdlemisi mangaani nõudlik kultuur, siis siia paagisegusse sobiks hästi ka leheväetis siis kõrgema mangaani sisaldusega, näiteks Starmax MN. Starmax MN-ile võib veel lisada juurde ka Actiflow MCZ-i, kuna Starmax MN-is on fosfor väga hea, siis MCZ annabki selle vajaliku mangaani kontsentratsiooni kätte. Ja nagu me ilmateatisest näeme, on tegelikult ennustada siin nädala lõpuks juba üsna madalaid temperatuure. Selleks, et taime stressiks ette valmistada, soovitame sinna segusse veel juurde mikroferti või siis megafooli normiga 1–2 liitrit hektarile. Ja kui ilm jälle paranema hakkab, siis on parasjagu juba Talioder sellises kasvufaasis, et kõrsumisfaasi keskel võtta plaani fungitsiid, mis siis võiks kaitseda Taliodral enam levinud haiguste, jahukaste, võrklaiksus, äärislaiksus haiguste vastu. Ja selleks me soovitame kasutada uut fungitsiidi Delaro Forte kulunormiga 1,3 liitrit hektarile. Nii et umbes ma arvan, 10 päeva pärast tuleb siis järgmine töö päevakorrale, aga esimesena siis herbitsiidid ja stressi maandamine koos mangaaniga. Katsume ära lugeda võrsed ja vaadata, milline on täpsem kasvufaas. Üks taim, muld on täna mõnusalt niiske, kleebib kenasti, et hirmu niiskuse puuduseks ei ole. Ja katsume kõigepealt aru saada, palju meil siis võiks selles pesakonnas võrseid olla. Jah, ma julgen öelda, et siin saame võrsed ära lugeda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 võrset, täiesti okei, vägagi hea. Ja vaatame, kas me saame ka sotti, palju siin arengut on toimunud, kui kaugel meil kõrresõlmed juba on. Ja siin me võimegi näha, et kõrsumine on alanud, aga siin on kas nüüd kasvufaas 30, 31 vahel, et nii nagu eelpool juttu oli, siis praegu on õige aeg teha ära herbitsiid ja ilmade paranedes siis jälgida, kui palju siin need kõrresõlmed edasi liikunud on, et siis otsustada juba kasvuregulaatori ja fungitsiidi pritsimine. Et täna on seis selline ja selle järgi saab nüüd oma plaane sättida. Nii et loodan, et tuleb üks viljakas hooaeg ja toob meile rõõmu.